Ja tõesti see, mida me oleme siin näinud, see, et Taani mahekuningriik, ma niimoodi nimetaksin seda, et see on teeline selline edulugu ja see on koostöö tulemus tegelikult. On näha, et erinevate valdkonnade ja erinevate struktuuride esindajad tõesti nägid mingil hetkel, et see on tähtis, et see on vajalik ja hakkasid selle nimel toimetama ja just see järelpidev töö ja koostöö on viinud selleni, et praegu siin Taanis tarbitakse ühe inimese kohta kõige rohkem mahetooteid ja samas nad on väga edukad eksportöörid. Nad ekspordivad ju peaaegu 400 miljoni euro eest neid mahetooteid. Kui vaadata seda, mis teeb riik selle nimel, et see on tõesti oluline panus, et nad toetavad maheorganisatsiooni, kus töötab 65 inimest ja seal organisatsioonis tegeletakse nii turundusega kui ka nõustamisega ja kaasa arvatud viiakse infot riigi struktuurideni, et mida näiteks on vaja teha tulevikus lähiajal, mis on edukalt tehtud, mida võiks teistmoodi teha. See on selline pidev selline koostöö ja tagasiside, mis on tõesti tähtis. See on suurepärane perspektiiv majanduse jaoks, seda ei tasu mitte mingil juhul unustada. Et ma usun, et iga euro, mida me paneme täna mahetootmise sisse, mida me investeerime sinna, kas või farmerite poolt või siis riigieelarve poolt, see tuleb mitmekordselt tagasi, sest see on suurepärane ekspordiartikkel ja me näeme seda, et tõesti taanlased, vaatamata selle, et nad on hästi edukad mahetootmises, nad ekspordivad hästi palju ja see ekspordi kogus kasvab kogu aeg, nii et see on meie jaoks ka kindlasti võimalus. Kas külastasite ka messi? Food Expo, et seal oli 3 halli mahetoodetest. Kas oli midagi, mis jäi silma, mille poolest Taani tootjad eristuvad või on Eesti innovatiivsetel toodetel ja mõnel sektoril veel potentsiaali? No kindlasti seal oli palju huvitavaid tooteid ja võtsin mõned ideed kaasa, aga loomulikult see potentsiaal on tohutu, et ma isegi ei hakkaks praegu konkreetselt midagi ette tooma, sest tegelikult neid asju, et kui mõtleme, et mida võiks toota ja mida võiks teha, neid on nii palju, et tõesti ainult tuleb proovida. Näiteks mis on minu isiklik huvi selline ja mõte, et kitsepiima juustu tootmine. Et ma otsisin siin, ma ei leidnud seda mitte kuskilt, nii et see on üks näide, et selliseid mõtteid ja selliseid ettepanekuid võiks olla kindlasti palju rohkem.